olen siin, nägu paistab siin õla taga ja mul oli silt käes Freedom for Estonia. Ja mis ta ütleb, Nikita, we will bury you. Ta pidas ju kõnet seal ja ütles, et me paneme teid kõike. Ja ma leidsin ühe pildi, kus isa oli Eestis tagasi ja need on kõik endised sõjaväed. Tema oli esimeses rivis seal ja mul on kuskil mujal on üks pilt, kust tema oli kõige kaugemalt tulnud ja kõige vanem, nii et lippu heiskama. Lakewoodis tehtud Eesti majas. Kõik endised sõjamehed. Paljud ei ole enam nähtavad. Ja siin surnuaed Lakewoodis on täitsa Eesti surnuaed. Aga mis aastal see siin on? Ja täpselt, mis see 10 aastat tagasi. Mis tema nimi on? Ling Tzu. Natuke hiinlane. Ja, ta on Hiina päritolu. Need koerad olid keisri poja koduloom ja neid ei tohtinud Hiinast välja tuua, aga siis need britid, kes seal Hiinas töötasid, need hiilisid selle koera välja, neid on nüüd Ameerikas on päris palju siginenud. See on tehtud siin Eesti majas vist, eks? Ja Salme Parming, ahah. See kohe lava ees, mis on teise pool seda. Just, ja see on suur sala. Et Salme Parming oskas nii ilusasti fotosid teha. No, siin on ka, see on Parmingu vanem poeg, kelle nägu paist. Ei, see on Priit. Jaa. Priit langes välja umbes, mis see oli, 4-5 aastat tagasi. Just, ja ta oli teel Eesti majja. Aga kes siin veel on? Kes see mees on, kes hoiab seda? Ma ei tea, kes see on. Ma tunnen seda poissi, kes minu selja taga on, endine skaudipoiss Jaak Medvedev. Te olite ju väga noored kõik. Jah. Mis aasta see oli, kui Khrushchev oli New Yorgis? See oli hiljem. 60-tes vist. Kes seda oli? Niiviisi umbes. See oli, kui see Castro Kuubast. Nemad olid seal mustade linnaosas New Yorgis ja olid kanad kuskilt saanud ja nülgisid neid endale õhtusöögiks. Päris tõsiselt ka või? Jah, nii et suled lendasid seal, ma ei tea, mis see hotellid, tuhat pidi pärast ära. 2 võrkpalliväljakut. Väga uhke. Kus see teine tuleb? Siia tuleb 2 tükki. No aga see on ju suurepärane, siis on ju kohe selline võistluse meeleolu. Ei, nad ongi, nad ei taha betooni peal mängida. Nüüd on 70 aasta juurde, et saad esimest korda mängida muru peal. Väga õige. Ja reedel tuleb tapsu ja siis ma nüüd võtan kõik kännud ära ja siin on suured kännud. Suured, need ei ole kunagi vaata keegi välja võtnud. Ja siis ei saa muru niita ega midagi.
parkimise tee suuremaks ajaks traktori nüüd 2 päeva on 14 tundi töötad järjest. Ma lihtsalt, kui traktor on renditud, mul on vaja non-stop kuni pilvele. Kasutada. Kas sa ise sõidad ka sellega või? Joo, ikka kõik. Ja nüüd saab nädalaga ära selle kõik Ma või? võtsin tööl puhkuse. Kõik ajasid, et ma võtsin puhkuse, aga siin töötad 14 tundi päevas. Vaata, see kirjafis naise kirjutama, siis sul jääb näed. Meie elasime Tallinnas ja need kõik lendurid oli imelik, et nad elasid kodus ja siis öösel läksid siis lennukitega seda Soome lahte valvama. Ja sest kui Vene üksused lähedale jõudsid, siis Saksamaa käskis need üksused välja lahkuda Eestist. Aga perekonnad olid ikka veel Tallinna ümbruse ja isale anti ülesanne, et pered aidata neid laevade peal, Saksa laevade peale, et nad lahkuda saavad. Aga siis meie perele järgi ei saanud tulla, sest ta aitas neid teisi peresid kogu aeg. Ja meie elasime Kodula tänaval seal pargi ääres ja kui ta viimaks sai tulla meile appi, siis olid peaaegu kõik transport läinud juba ja ta sai kuskilt ühe sõjaväe ambulanssi ja sellega tuli meile järgi ja siis ta rääkis, et ta proovis randa saada, et me saame võib-olla Rootsi või midagi, aga seda ei võimalik, aga siis saime Pärnu maantee juures sealt lõuna poole sõita Tallinnast ja keegi rääkis mulle, et ambulants sõitis sinna lääne poole, proovis randa saada ja selle ambulantsi porilauad ees olid mehed püstolkuulipüüdlujatega hoidsid silma peal, et nad läbi saame ja ühe tänavast üle sõites meie selja taga tuli Vene tangid, sõitsid ristsuunas ja me saime viimasel momendil Tallinnast välja. Ja siis saime Muhu saare peale ja Saaremaale kuidagi ja seal me istusime tükk aega enne, kui isa sai meid ühe Saksa laeva peale ja ma mäletan seda, kus me läksime sadamasse, see kutsuvad Roomassaare ja pommitajad tulid neid Saksa laevu pommitama ja me pidime veomasina pealt maha ronima ja kraavi minema ja isa ütles, et mina seal kraavis olin, et mina olin selili kraavis ja isa küsis, milleks ma selili olin, muidu ma ei näe neid lennukid. Tavaliselt olti kõhuli või? Jah. Kui vana teie olite? Ma olin 5-aastane umbes. 6. sünnipäev mäletan oli juba Saksamaal. Kus te Saksamaale maandusite? See üks nendest linnadest, mis nüüd Poola oma on. Gdansk või? Danzig või ma arvan.
välja ja isa ütles, et jah, ta sai laeva pealt maha ja otsis transporti ja tal tuli üks mees vastu ja ta ei märganud, kes see oli, aga mees tegi hail. Isa ei saanud aru, et kes need seda saksa tervitust annavad ja kas üle vaatas tuli välja, et tema vend. Tema vend oli näitleja ja oli lõpupoole oli seal Narvas teatrijuht. Mis ta nimi on? Ants Piller. Et nemad jõudsid peale meid Ameerikasse, nad olid Lübecki ümbruses vist. Ja kui nad Ameerikasse jõudsid, siis nad said sinna Seabrooki farmi tööle. Ja nüüd valida sõbrad ja näed. Ta tegi, ta mängis kaasa mõned teatrietendused, mis siin Lakewoodis peeti ja New Yorgis. Et ta sai teatriharrastust jätkata? Ja ta oli Tartus sündinud ja mängis kaasa seal, mis see teater Tartus oli, see Vanemuine ja ta oli ka laulja, tenor või bariton ja viimane lõpus oli Narvas teatrijuht. Kas ma saan õigesti aru, et te praegu saite Eesti Majja Eesti televisiooni tööle või? See on uus televisioon. Tema näitab talle, kuidas seda töötada teistmoodi ja on teine nagu see on Verizon. See on Verizon, see on kõik teistmoodi. Nüüd ma segasin söömist natukene, et sai, aga vaat see sama ma ju jätsin küsimata isa nime, eks ju? Artur Piller. Tulite kohe siia lõuna poole või kuidas te liikusite? New Yorki. New Yorgi linnas elasime. Ja käisite noortena Eesti Majas pidudel? Ja, skaudid ja rahvatantsud ja... Pesumasin ja kuivati. Nad ei saa koos töötada. Kõigepealt pesed pesu ära, siis kuivata. Siin on samamoodi, et on televiisor, üks on sul DVD player ja teine on kompuuter. Aga mis aastal te jõudsite Ameerikasse? Ja see ongi nagu input, et 51. arvutit või siis näitab DVD. Lakewoodi Eesti Majal on selline müüdiline tähendus, et kes on selle müüdi loojad olnud nüüd läbi aastakümnete? No ma tean, et Julius Kangur oli suur esimees seal ja tegelane, aga siis... Kas ta suri noorena või... Peale tütre surma ta vist jäi nagu ära. Kai sai autoõnnetusel enne pulma ja sai maetud pulmakleidis. Maetigi. See oli 1968. 68. Jah. Taagi ja mina olime Soomes, nii et me ei saanud tema matusele minna. Mis ta sai surma siin Lakewoodis või? Autoõnnetus lendas autost, kui auto pidurdas, lahtine auto, avaauto. Ta lendas üle. Ta oli suur sportlane, ujuja. Seda ma mäletan. Ma olen New Yorgi lidapoiss ja ma ei osanud autoga sõita, mul oli olnud autot vaja New Yorgi linnas. Ma kasutasin Subway'd või bussisi. Ja kui ma Lakewoodi tulin, siis oli alati kellegi autoga sai sõitu. Ütleme, et Kangur, eks ju, siis on üks müüdiloojaid. Kes on veel selliseid, kes on seda hinge ja kohta loonud? Mina neid esimehi enne teda ma ei tunne. Kelle käes on nüüd see Lakewoodi ajaloo raamat? Kiin. Ja Vaike Kiin oli. Vaike Kiin oli, aga tema ei olnud mitte, ma ei usu, mingisugune eriline vaim. Ei, no ta oli hea
koostööline. Lihtsalt ta oli hea eestlane. Ikkagi need skauditegelased, kes seda laagrit pidasid, see Erni Kilm ja Harri Tarmo ja Palopid ja see Michelson ja siis muidugi need muusikategelased, Aino Loigu mees, Valdeko Loigu ja muidugi siis meie kuulus tenor Heinz Riivald ja tema ilus abikaasa Asta Riivald oli tema klaverisaatja, aga ta oli ka konservatooriumi lõpetanud ja Harri Verder. Ja Harri Verder oli sõjamees ja laulja. Ja siin oli jah, see suur sõjameeste liit või mis organisatsioon, kõik uhked sõjamehed ja. Mu abikaasa oli õpetaja nüüd Pennsylvania koolides ja kuidagi me saime kokku Eesti õpetajaga, kes oli siin Ameerikas külalisõpetajana toodud ja mu abikaasa käskis teda üles otsida ja ma tõin teda Lakewoodi ja Lakewoodi kirikusse, me olime all keldris ja ühes keldri otsas lava ääre peal istusid Einsel ja Harri Verder olid seal ja ma nende juurde läinud, aga ma ütlesin ja, et need on Eesti suure näod ja sa pead neid ära tundma, kui sa näed neid. No, ma ei tea, mida sulle. Et ühelt poolt just nagu küla, Eesti küla ja teiselt poolt Eesti kultuuri, selle jätkuva kultuuri, mitte see katkestuse kultuuri, aga just selle jätkuva kultuuri hoidja. Jah. No siin seda eestlased tegid kogu aeg, kas ei olnud? Lakewoodi Eesti maja üritustel käisid tuhanded inimesed ju ja seal oli siis kava ja ettekanded ja nendest ei olnud puudust ja ikka laulukoorid ja rahvatantsijad ja võimlejad ja. See on see Eesti kultuur, mida on tehti terve okupatsiooni aja ja see oli ajendiks ja ergutas kõiki tööle ja see ei olnud poliitiline. See oli see, et eestlus pidi säilima okupandi kiuste. Ütleme ja see, kui ta Raudsepp kirjutas ja aga see oli kaks vanaisa. Öelge üks inimene, kellega peaks kultuuriuurijad ja Eesti. Ferdinand Rikka, rahvatants, tema oli musi lahti, naeratage. Alati. Niimoodi ütles Ferdinand Rikka. Ja meil on Eesti majas üks saal tema nimeline, kas ei ole? No tema foto on seal. Tema oli väga suurepärane kultuuri üleval hoidma ja hoidja ja hea inimene. Ja siis muidugi Simonson, Juhan Simonson oli ju. No, tema oli ju nüüd poliitiline. Ja tema oli Eesti president kaua aega. Eesti, meie väliseestluses. Ühingu juht. Eesti Rahvuskomitee esimees. Lakewoodis elad. No, me olime juhatuses koos, ma trükkisin neid protokolle mitmed ööd. Magamata ööd. Ta oli võimas mees ka. Ja väga head kõned, suurepärased kõned ma ei mäletan. Eestluse kohta. Temas ei olnud teatraal. Ei olnud teatraal. Neid eestlasi, kes on nende tippkohtadel on, ma ei tea kui palju, aga ütleme küllalt. No, sa tead Tiiu Kera ja Einsel ja siis need, kes astronaat tahtis minna sinna, nüüd on Eesti päritoluga ja neid on, aga ja ma vaatasin hiljuti ka, et ma tahtsin
soovitada kedagi vabariigi aastapäeva aktuse kõnelejaks. Ja siis kuna meil ei ole raha, siis me tahtsime, vaatame siin kohalikke. Skauditegelane Gunnar Tamm, West Pointi õppejõud. Siis kui ma internetis surfan ja siis otsin neid, kes on meie kohalik. Minu õde oli kõikidega Keisingeni gümnaasiumi, nendega kirjavahetuses eluaeg. Temal ei olnud arvutit, tema kirjutas ja siis kõik need õed ja vennad seal, koolivennad ja õed, üks hiljuti suri ära, üks Roosmaa naisterahvas, suur matemaatik Floridas oli, õde oli temaga ja siis Syracuse'i lähedal on see, sa tead, Austraaliast tuli see, tegeleb seal Eesti kirikuga, Aili kindlasti teab teda see. Ja on suur insener kuskil suures firmas leiutan, ma ei tea, mitukümmend patenti ja kõik. Need on kõik olemas. Okei, minu ületee naaber on kõige kõrgema staatusega Ameerika sõjaväelane, tähendab, ta on diplomaat, ta ei ole Ameerika sõjaväes, lõpetanud selle sama sõjaväekooli seal Pennsylvanias, kus Angel saadeti Elokai Ojamaa. Tema nüüd on pensionär. Elokai Ojamaa. Naine. Kõige kõrgem. Ameerikas. Ja tema lõpetas oma diplomaatilise karjääri sellega, et ta tahtis Pariisi ja ta sai Pariisi. Ja ta on käinud igal pool, Haitis oli, Meksikos oli, Nova Scotias. Miks ta saadeti Nova Scotiasse? Sina Halifaxis, sina kindlasti tead, mis Ameerika sõjaväe peab olema valvel seal, kus need Vene submarinid ja kõik on. Ega see nalja pärast ei ole, et Ameerika saatis Nova Scotiasse sinna teda diplomaadiks. Muidugi. Aga igatahes nüüd me elame üle tänava. Meie kodulinn on New Brunswickis see Rutgers University, kus peapiiskop Toomas Vaga käis, mina käisin ja kõik paljud on seal Rutgersi alumni. Kaugel see kool oli? New Brunswick on siit 40 kilomiili ja nüüd, kui olid need Palestiina ja Iisraeli rahutused, siis ühel pool meie kodu ülikooli linn, ühel pool tänavad olid palestiinlased protestijad, teisel pool olid siis need Iisraelisid. Ma ei julge enam minna jalutama linna tänavatel. Selle Rutgersi kooli õpilaste keskuses oli islami see student center, kus nad siis võisid rahulikult oma usku ja oma seltskonda nautida ja seal oli siis skandaal, et seal lõhuti, ma ei tea, kui palju kahju nad tegid, aga see oli siis nüüd islami vastu. No, kuskil ei ole seda rahu, mitmekihiline. No, meil oli siin see Balti ühtsuspäev. Baltic Unity Day. Üks hea lätlane soovitas kirjutada meie senaatoritele ja congressmanidele ja tänapäevani ta saadab neid e-maili siis, et kirjutage ja... Ta saadab palju e-maile, ma saan neid iga päev. Ja see süsteem töötab, aga mis ma tahtsin öelda, et meil ei ole vaja seda uut ideed, meil on kogu aeg see idee olnud. Mina olin 7-kuune, kui põgenesime. Kas mina teadsin midagi maailmast või poliitikast või niimoodi? See on ema piimaga tulnud. See ei ole mitte mingisugune elukool, mis on meile süstitud või midagi. Me kas oleme või ei ole. Ja nähtavasti see järgmine põlvkond
sureb ära ja uus ei tule, asemel anna nendele seda ideed või tee puust ja punaseks ette. Mina ei ole mitte ühtegi päeva Eesti koolis käinud. Mitte ühtegi päeva. Ei lastud sisse. She didn't meet the entrance requirements. Mina ainult tantsisin rahvatantsu ja laulukooris olin. ja siis õelapsi kantseldasin ja mõjutasin neid. Ma ütlen, et nii palju siis seda uue idee otsimist. Kui Kennedy ütles, et sõnad, et ask not what you can do for, what your country can do for you, what you can do. Ämari lennubaasis Ameerika müüs kõikidele nende maad, mis oli vabaks saanud. Ma olin Ungaris 1,5 aastat, seal esimene süsteem pandi kohale ja ma olin Rumeenias natuke aega ja siis viimane töö oli Eestis. See õhuseirekeskus pandi sinna sisse ja see tegi Eesti valmis NATO-ga ühinemiseks. Mis aastal see oli, kui sa olid Eestis? 2000. Sealt kõik kõva plaks. 2000. Aha. Ja see süsteem töötab praeguseni? Jah. See on kuidas need NATO lennukid tulevad Eestisse sinna kaitsma ja aitama ja kasutavad seda süsteemi seal. Nad need Vene lennukid sõidavad üle nende Eesti väiksed saared, mis seal Narva jõesuus on. Neid näeb selle süsteemi abil, mis ma sinna kohale panin. Kui suurepärane. Kas te olete käinud seda süsteemi üle vaatamas ka või? Ei ole, see mees, kes selle süsteemi nende meeste ülemus oli, tema on vist nüüd Eesti lennuväe ülem. Tuli välja, et paljud need mehed, kellega ta töötas, need olid õieti venelased. Ja nad alguses ei pannud enda nime plakatid enda vormi peale selleks, et nad arvasid, et ma ei tegele nendega selleks, et nad venelased on, aga nad rääkisid kõik hästi ja ilma murrakuta eesti keelt ja töötasin nendega seal peaaegu 2 aastat. Mina mäletan vanaema maja selle, et see elutoa nurk oli, aken oli nurga peal, ümber nurga läks ja köök oli teise pool. Köögi põrandal oli auk, läks keldrisse, kus oli kartuli ja sibula hoidmine ja Kas oli trepp või oli redel? Redel oli ja seal selles seinas, teise pool köögiseinas oli WC oli väljaspool seda seina. Ma käisin seal sugulastega, kes Saues elasid. Me otsisime selle maja ülesse ja me kõndisime seal ringi ja siis keegi tuli koju ja nad lasid meid sisse ja me käisime köögis ringi. Köögis oli niisugune pliit nurgas, pliit täitis selle terve nurga ja oli ühes pliida peal magas üks kass ja ühel pool oli terve kausitäis kanamune
munakoori. Inimesed korjasid vist neid. Ma olen külalt lähedal kirikule, mitte kaugel. Kohe see on Lakewood High Schooli ja Clearfieldi taga. Aga kuidas teie Ameerikasse jõudsite? Kuidas ma Ameerikasse jõudsin? See on pikk jutt. No esiteks ma olin 20-aastane, kui ma välja tulin Eestist. Ja siis ma olin Saksamaal. Ma abiellusin enne Eestist väljatulekut, nädal aega enne. Sest et me tahtsime abielluda. Oli üks noor arst ja siis et oleks võimalik 11 välja nõuda, selle tõttu me abiellusime, et kui üks satub riiki ja teine teise riiki. Nii nagu ta oli kuulus Saksa sõjaväe juurde ja Saksa sõjavägi ja sakslased nõudsid, et need noored üliõpilased pool aastat peavad olema sõjaväes ja pool aastat võivad minna ülikoolidesse õppima. Ja nii ta käis Saksamaa ja Eesti vahet. Kui ta oli sõjaväes, siis ta oli Eestis, kui ta oli õpingutel, siis ta oli Saksamaa. Ja nii ma läksingi sinna linna, kuhu tema pidi tulema. Aga ta ei saanud Eestist enam välja. Ja nii ma kaotasin oma värskelt abiellunud esimese mehe. No ja siis me olime Saksamaal. Paar aastat oli väga raske, sest ei olnud õiget kohta, kus olla. Ei olnud õiget toitu, mida süüa. Korjasime ära visatud õunu ja tühjade majade juurest. Aga siis see UNRWA, United Nations abistamisbüroo võttis nüüd üle nende põgenikude eest hoolitsemise ja siis me olin 7 aastat Geislingenis. Olete kuulnud Geislingeni, eks ole? Te olite noor inimene, kuidas noored omavahel suhtlesid Saksa TP-laagrites või kuidas neid nimetati, neid laagreid? Ja, TP-laagris, ja. Meil oli oma Eesti riik seal. Seal oli näiteks Geislingen oli puht eestlaste TP-laager ja see oli, meid oli 100, ma ei oska ütelda, kui palju meid seal oli koos. Meil oli oma koolid, mul on üks välja annatud raamat Geislingenist. Meil olid skaudid, meil olid guidid, meil oli oma koolid, algkool, keskkool, oma Eesti keskkool, oma koorid. Sest me ei saanud seal tööd Saksa valitsuse juures, me olime põgenikud ja me ei saanud tööd seal. Meid abistas UNRWA, United Nations Refugee Organization abistas meid. Ja meil olid laulukoorid, meil oli teater, nad lavastasid seal operette. Uskumata Geislingenist on üks album on välja antud Geislingenist. Peab vaatama, ei ole näinud. Need peaks liikuma. Mul on üks ka olemas. Ta ei ole väga heas korras enam, aga mul on üks olemas küll. Kui ikkagi sõna Geislingen, no mis siis oli? Kuidas saab olla, et eestlasi oli linn täis? Meil olid sakslaste käest võeti lihtsalt majad üle ja nad said teatud tasu selle eest, selle United Nations Refugee Organisatsiooni kaudu. See oli rahvusvahelik organisatsioon ja meid pandi elama nendesse majadesse ja siis meil olid tänavad, omad 3 rajooni olid seal ja meil olid seal elasid ainult eestlased. Sakslasi ei olnud, sakslased olid, ma ei tea, kuhu nad paigutasid need sakslased, kelle majadesse meid pandi.
ja meil olid oma koolid, meil olid oma koolid, nagu ma teile ütlesin, et nad lavastasid operette ja kõike. Ma näitan teile seda albumi, kui te olete. Kas niimoodi, et linnas saite omavahel rääkida eesti keelt või? Täielikult. No ja saksa keelt üldse ei kasutanud. Kui midagi, siis inglise keeles oli niisugune ametlik keel, oli inglise keel. Aga muidu kõik toimus eesti keeles. Me tulime Ameerikasse 1950. 7 aastat. See on väga pikk aeg. Pikk aeg, jah. Nii et te harjusitegi ära, et seal on oma Eesti küla? No, täielikult, see oli meie oma Eesti riik. ja meil olid oma koolid ja seal õpetati ka, nagu valmistati tuleviku vastu, et õpetati igasugust tööd inimestele, et kui nad lähevad kunagi välja sealt, et nad oleks võimeline leidma omale tööd. Ja olid oma pluss töökojad, kõik. Seesama abistamiskomitee UNRWA aitas meid siis Ameerikasse tulla, aga meil oli vaja sponsor ja töökoht oli vaja garanteeritud. Ja siis, aga muidugi ma abiellusin uuesti Saksamaal ja minu mees oli Valdeko Loigu, väga multigeenius inimene. Ta oli tohutult andekas komponist. Ta kirjutas muusikat nagu töölt koju tuli, tegi rasket tööd, istus klaveri taha ja hakkas kirjutama muusikat. Ja ta on kirjutanud isegi 2 kantaati, üks on Kalevipoja ainetel kirjutatud ja keegi ei ole teda siin ette kandnud. Saksamaal siiski põgenikude laager oli võimeline seda ette kandma, isegi sümfooniaorkestri saatel, see oli Geislingenis. Aga siin ei, nagu New Yorgis oli naiskoor ja oli meeskoor, aga ei olnud segakoori. See kantaat on kirjutatud segakoorile, eks ole. Ja Eestis on nii palju noori ja andekaid heliloojaid, igaüks hoolitseb oma muusika eest. Ja säältada ei tunta ka, võib-olla väga vähe, väga üksikud. Ma siiski olin väga hea suhtes Halo Põldmäega, kes oli seal Eesti kunsti- ja muusikamuuseumi juhataja. Ja tema püüdis hoolitseda minu ja minu mehe muusika eest, vähemalt ma viisin kõik sinna. Kui oleks topelt, et siis võib ühe eksemplari näiteks välja anda ja tutvunemiseks. Aga ma hiljem ei saanud sinna tagasi. Ja ma olin väga sõbralikus vahekorras temaga. Ja ta aitas mul korraldada, kui ma tahtsin oma meest viia Eestisse, et Malta Eestisse, teda ma tahtsin metsakalmistule esialgu teda paigutada. Aga selle kohta öeldi ei, et ta ei kuulu Eesti heliloojate liitu. Igal pool on poliitika. Ja siis ma sain oma isiklikkude sõprade kaudu matada Tartusse, kus ta tegelikult oli sündinud. Ja ta töötas Vanemuise näitlejana, enne kui ta siia välja tuli. Ja ta on maetud Jaani kalmistule seal Tartus. Tal mälestusmärk on seal ja mul on kenad inimesed seal, kes hoolitsevad tema hauaplatsi eest, tuttavad inimesed. Te olete ka Tartust pärit? Raadi kalmistu, eks ju? Raadi kalmistu. Ja seal on 5 kalmistut järjest. Ja, Raadi kalmistu. Ja siis ta suri aga väga noorelt, ta oli 61 ainult, kui ta suri. Tema oleks võinud pealt tohutult teha muusikat, aga ta tegi rasket tööd samal ajal, ta värvis maju, tegi lihtsalt tööd.
aga ta oli, vahepeal me elasime Clevelandis, Ohios, seal ta oli tähtsam, ta oli joonestaja, ta võis kõike teha, ta tegi tehnilist tööd, ta võis igal alal teha, ta maalis, kui ta enam ei suutnud muusikat teha viimane aasta, ta iga päev maalis ühe pildi Eestist. Ma viisin 8 neid arhiivi just hiljuti ja me maja on täis neid praegult. Iga päev ta maalis ühe maali Eestist mingi fotode järgi lihtsalt. Nii et ja kui me olime Saksamaal, tal ei olnud riideid, ta tuli Saksa sõjaväelasena üle ja selle pidi varjama. Ja siis ta õmbles omale ise ühest sõjaväe tekist omale tegi ülikonna. Ja meie väikse pojale tegi sandaalid ise. Ta võis kõike teha, ta oli nii nagu ma ütlesin, multigeenius. Ta tegi tehnilisi asju, ta ehitas poegadele ping-pong table'id tegi keldrisse ja tegi nendele need need rongid ringi liikuma ja ta võis kõike teha. No ja nüüd ja ta suri väga noorelt ja kõik see koorem jäi minu kanda, maja oli maksmata ja 3 poega oli ja aga ma olen sellega hakkama saanud ja olen jõudnud nii kaugele, aga nüüd ma enam ei suuda. Nüüd ma arvan, et ma olen täna viimast korda siin seenioride koosolekul. Väga raske on Ameerikas sellises olukorras olla, sest kõik on tohutult kallis, igasugune abi ja ei ole kusagile minna. Küll ma tahaks ise tulla Eestisse veel. Aga võtke ette. Ma olen 100 aastat. Aga mis siis? Pime ja nõrk, nii et ma ei jaksa oma kodus enam elada. Ütlesin, et täna ma tulen viimast korda siin seenioride koosolekule, et ma ei suuda enam jälgida kõnesid ja ma ei suuda enam ise rääkida, ma ei näe midagi, mul ei ole, ma ei suudaks Eestis enam ka midagi teha, aga soov on suur. Ega teie ei kohta Alo Põldmäed juhuslikult. Tervitage teda minu poolt, Aino Loigu, Valdeka Loigu, ta oli väga kena minu vastu. Ja Alo Põldmäe. See poeg, kes siin on praegu, see on mu ainukabi, aga siis ta ei ole ise enam väga tugev, kuigi ta aastatel on küllalt noor, aga ta siiski on väga kena minu vastu ja toob ja teeb ja on minu ainukene abi. Siis mõeldi, Ameerika oli nii nagu üks imedemaa. Vaata, kõik Ameerika. Ameerika ei ole midagi, mida unistada, et see elu on nii suurejooneline, ei ole sugugi. On küllalt raskusi siin ja ei ole kerge.